Toote müümisega on selline lugu, et kui ettevõte tuleb turule, siis reeglina teda keegi ei tea. Ja ükskõik, kas me räägime päris uuest tootest turul või me räägime konkureerivast tootest turul, siis ilmselgelt on vaja leida tee tarbijani. Ja mina arvan, et selleks on kõige parem viis, kas siis tegeleda otse müügiga või tegeleda korralikult turundusega. Ehk et müük on vajalik. Ja müük on ainus tegevus tegelikult, mis ettevõttes toidab. Eestis toimib ilmselgelt kõige paremini see otsekontakt, tuleb saada kliendiga ühise laua taha, istuda maha, vaadata, mis on tema nii-öelda puudujäägid, kuidas me saaksime koostöös midagi paremini ära teha. Ehk et seetõttu me räägime sellisest otsemüügist või aktiivmüügiks võime ka seda siis niimoodi nimetada. See elu ei ole ju üldse nii lihtne, et on idee ja kaup ja tuleb maha müüa, eks ju. Tavaliselt hakkab kohe pihta nagu elu tegelikult sellest, et mis valdkonnaga on tegemist. Mis valdkonnas, kas on toode või teenus, kelle see suunatud on, kas see on lõppkliendile suunatud või see on suunatud ärikliendile või on see suunatud hoopiski näiteks riigisektorile, kust ostuprotsessid on hästi erinevad. Et see on tegelikult järgmine kaardistus, mis tuleb nagu teha, eks ju, et kellele on suunatud, mida ma tean vastavalt sellele, kus minu toode on, missugused need ostuprotsessid on. Kui me räägime business to consumer, ehk siis toodetest, mis on suunatud lõpptarbija turule, siis on hästi selged küsimused seal, ütleme nii, et traditsioonilisemad viisid on ikkagi see, et sul on mingisugune edasimüüjaliin, ükskõik, kas see edasimüüja on pood, apteek, autosalong, ma ei tea, mingisugune putka või kiosk kuskil või see on ka mingisugune, no ma ei tea, kohviautomaat, eks ju, et sul need kohad, kust osta saab, võivad olla ju hästi erinevad selleks, et jõuda lõpptarbijani. Ja seal on hästi tihti nagu kaks asja. Üks on kättesaadavus, mida sa pead nagu tagama ja teine on tuntus. Ja siis seal vahepeal tõepoolest, kui sa nagu kättesaadavust ei saa kätte, sul ei ole midagi, mida sa saad panna automaati, su toode on võib-olla nagu, ei pääse kuhugi poodi ka sisse, siis sa küsid, et kuidas ma saan sinna nagu mingisuguse müügisüsteemi ehitada. Ja tavaliselt siis sealsed lahendused on tihti võrkturustus, mida me nagu teame, eks ju. Seal võib olla ka tavaline uksest uksele müük, lihtsalt käid ja koputad ja käid kohad läbi ja müüd, mis võib olla ka nagu võimalik. Mis käitub täpselt nii nagu kõik need inimesed, kes on vähegi Ameerikas raamatuid müümas käinud, see on seda tüüpi tehnika, mida nad teile õpetada oskavad, eks ju. Kuidas uksest sisse saada, mida rääkida, kuhu vaadata, mida teha, kuidas vastuväiteid kummutada ja nii edasi. Et see on nagu suhteliselt lihtne protsess seal. Asi läheb keerulisemaks siis, kui me tuleme sealt edasi ja jõuame business to business valdkonda. Ehk siis, kus minu ostja on ettevõte, minu lõppklient, kus otsustamine on kompleksne. Kui sul laua taga on 10 inimest, siis sa ei tea, kes otsustab. Otsustused võivad venida kuude ja isegi aastaste pikkuseks ja siis tuleb välja, et ei otsustata, sest asi on liiga riskantne. Või on inimesed selle aja peale vahetanud või midagi muud juhtunud, siis hakkadki otsast pihta. Ehk siis ärisektori vaade peab olema palju laiem. Ja kui me jõuame nüüd sinna B2G ehk siis business to government, siis seal on hästi selgelt küsimus mitte ainult selles, kuidas kirjutada kõige odavama hinnaga hankepakkumisi, nagu inimesed tavaliselt naeravad, aga pigem see, et kuidas olla kohal nii varakult selles hetkes, kus sünnivad üldse ideed, mida teha, et see sinu kompetents saaks kõige parema rakenduse. Küll sa siis ühel hetkel hankeni ka jõuad, aga see on nagu veel pikem protsess. Et need on hästi erinevad kompetentsi eeldavad kohad ja seal ei ole ühtki sellist nagu trikki, mis oleks universaalne kõikide jaoks. Kui jällegi küsida, et missugused on sul põhimõtteliselt üldse lõpptarbijani jõudmise viisid, siis mingisugune kõige levinum viis, mis on Eestis vähemalt ülekaalukalt, on ikkagi see, et see pannakse kuskil välja. Kui ta on nagu lõpptarbijale suunatud, eks ju. Siis me jõuame ikkagi jaevõrku ja seal on väga selgelt nagu jaetehnikat, kuidas on välja pandud, kuhu on välja pandud, missugused kampaaniad on, missugused kategooriad, need edasi, see on nagu oma valdkond, eks ju. Ja siis küsimus on see, et aga kui sa ei pääse jaesse, mis on need teised variandid, et poed ei ole ju kummist ja mitte kõik asjad ei jõua sinna letile, kuhu me tahaksime, et ta jõuaks, siis on sul võimalus, kui sul on piisavalt lai sortiment, teha mingisugune oma pood ja arendada oma jaekanalit, täiesti võimalus. Põhimõtteliselt on võimalus, ma ei tea, teha mingi kataloog,
panna inimestele postkastidesse, küll ostavad ja tellivad ja jõuda nagu selle läbi kataloogi müügi lõpptarbijani. Põhimõtteliselt on võimalik jõuda läbi telefonimüügi, mida paljud tehakse, eks ju, et helistatakse, et kas te tahaksite seda ajalehte, ajakirja, raamatut, postkaarte või mida iganes pakutakse, eks ju, on sul võimalik kohale ja siis tõepoolest on võimalik jõuda ka siis läbi ukselt uksele ja läbi võrgustiku, et tegelikult neid müügiviise nagu lõpptarbija juurde ju jõudmisel on. Ja tavaliselt reegel on see, et mida personaalsem, seda tulemuslikum. Ehk siis kõige tulemuslikum ongi see, kui sul on nagu nii-öelda inimene, kes suhtlebki otse. Võib-olla kas ta teeb siis seda, ma ei tea, kaubanduskeskuse mingisugusel nurgal või käib tõesti ukselt uksele, et see on nagu kõige tulemuslikum, aga see on ka kõige kallim. Ja kõige odavam on see, kui sa saadki selle mingisuguse jaevõrku, jah, sa maksad raha küll selle eest, et ta seal riiuli peal või mingisuguses nagu kohas välja pandud on, aga per müüdud toode või siis müüdud toote kohta on igal juhul see oluliselt odavam. Et sõltub täiesti sellest, et isiklikku müüki sul kannatavadki ära tooted, mis on kallid ja kõrge marginaaliga. Sul ei ole mõtet šampooni isikliku müügi teel minna müüma. Ja siis on Eestis jälle traditsiooniliselt kasutatav 5 laadat ja turud, aga ütleme nii, et need on sellised juhuslikud, eks ju, et sul on mõned laadad, kus on rohkem inimesi, mõned on vähem, aga seda, et ainult laatade ja turgude peal või laatade peal, eks ju, turud on võib-olla sellised püsivamad, et seal nagu väga korralikku äri teha, mis oleks nagu väga suure kasvupotentsiaaliga, ma nagu seda ei näe, et see on pigem niisugune tore klientidega kokkusaamise koht ja midagi võib ju müüa, aga see ei ole midagi, mis nagu aastaid läbi toidaks ja kasvataks. Kui sa suudad eristuda enda konkurentidest, kui sa suudad üles ehitada oma müügiprotsessi, kogu oma minu poolest alates websaidist, lõpetades kliendi suhtlusega teistsugusel kombel, kui teevad selle teised, siis sa automaatselt tõused esile. Võtame klassikalise päeva. Keskmine ettevõtte juht või vastutav isik saab päeva jooksul mitmeid või vahest isegi mitmeid kümneid kõnesid. Ja enamik nendes kõnedes on sellised tere päevast, on teil üks hetk aega rääkida, meil esindan seda ja seda ettevõtet ja meil on selline toode. Ja mis on tema reaktsioon? Automaatselt inimesel tekib vastureaktsioon. Ja nüüd, kui see müügikõne on üles ehitatud mittekonventsionaalsel kombel, see on ehitatud üles teistsugusel kombel, mis paneb inimese võib-olla muigama, tekitab temast positiivse emotsiooni, tõmbab selle nii-öelda kaitsebarjääri maha, siis on palju suurem tõenäosus, et jõutakse sihile. Ma olen teinud koostööd, minu kliendid on olnud paljud hulgimüügifirmad ja hulgimüügifirmade kliendid on ostujuhid, nii-öelda professionaalsed sisseostjad, keda päeva jooksul külastavad siis kümned müügisindajad, igaüks püüab nendele kuidagi hõlma vahele pugeda. Ja pärast seda, kui ma olen loonud, mul on üks selline koolitus nagu ebatraditsioonilised müügivõtted, eristuv müük, kus ma olen siis täiesti crazy'sid ideid, olen inimestel andnud nendega koos loonud ja kui on neid praktikas rakendanud, siis praktiliselt eranditult on nende läbimüük tõusnud märgatavalt. On ju üks näide sellesama Apple'i näol, kes vist väga mikroskoopilise hulga raha on kulutanud müüki ja marketingi. Tegelikult on see ju pettekujutelm, et me Apple'i puhul näeme väga hästi, kuidas see müük ja marketing toimib täiesti nagu tasuta. Võib-olla ma toon ühe näite. Et see oli üsna mitu aastat tagasi, ma läksin ostma endale uut mobiiltelefoni, mul oli selline vana ja odav, millega pildistada ei saanud. Et tahtsin osta sellist, kus on nagu fotoaparaat küljes. Mobiilipoes olid siis 2 asja umbes võrdses hinnas, uus Nokia, mis praeguseks on juba väga vana ja unustunud ja vist esimene Apple'i mobiiltelefon, iPhone. Ja siis palusin nagu müüjal seletada üht asja ja teist asja, umbes nagu võrdsed. Nokia tundus mulle nagu arusaadav, ikka lähem kaubamärke saame asi ja ütlesin, ma ostan selle Nokia. Ja siis minule hämmastuseks ma nägin selle müüja silmis siirast pettumust. Järgnes palav selline tiraad, mis väga veenvalt ja emotsionaalselt kirjeldas mulle, kuivõrd palju see Apple on parem Nokiast. Ja lõpuks ma lihtsalt hakkas poisist kahju ja ma ikkagi ostsin selle Apple'i toote ära. Aga jäin nagu mõttes, et Apple mitte midagi sellele noormehele ei ole ju makstud.
aga sellist müügimeest endale saada, et selleks on ta ikkagi teinud midagi väga erilist oma selle kuvandi loomisega. Hea kaup hakkab siis müüma, kui ta tõesti on väga hea ja kui ta on tõesti unikaalne ja kui ta tõesti on ühest või teisest parameetrist vaadatuna eriline. Aga ta peab kellegi teadvusesse jõudma. Tänapäeval kasutatakse selleks väga palju erinevaid blogisid, erinevaid review-saite, erinevaid internetikeskkondi, kus siis erinevad eksperdid testivad, katsetavad või kasutavad mingisuguseid naljakaid või vähem naljakaid asju ja kirjutavad nendest siis jutte. Sealt levib tavaliselt informatsioon kirjutavasse pressi ehk ajakirjandusse või siis suurematesse portaalidesse, kus siis rohkem tarbijaid seda asja näeb. Ja siis sul peab olema väga hea kanal, kus sa seda turustad, sest et kui sa seda ikka enda jaoks hoiad, siis nagu lõppkokkuvõte on see, et kõik võivad sellest väga hästi kirjutada, aga mitte keegi seda osta ei saa. Et kui me võtame näiteks selle sama Tartu tüübi, kes teeb fotoaparaatidele neid filmilense nii-öelda, ma ei mäleta, kuidas ta seda toodet täpselt kutsub, aga tema alustas nii, et tal oli endal vajadus neid teha, siis ta rääkis sellest internetis ja foorumites, selgus, et on veel tuhandeid inimesi, kellel niisugust asja on vaja, ta tegi prototüübi valmis, saatis need laiali erinevatesse kohtadesse testimiseks ja sealt see sõna levis ja ta tegi väga mugava veebimüügikeskkonna, pluss ta pakkus neid asju müügiks ka erinevatele jaemüügikettidele, kes alguses olid skeptilised, aga kui nad internetist lugesid selle asja kohta reviewsid, hakkas tulema 10 000 kaupa tellimusi ja tänaseks ta müüb juba ongi maailma turuliider analoogsete vidinate müügis, nii et selles mõttes sellel hetkel, kui need jaemüügi väravad nii-öelda lahti läksid, siis tegelikult hakkas see toode ennast tõesti ise müüma, ta ei peagi reklaami tegema sellele. Siis siin väga palju oleneb tootest, et kui sa pakud oma tooteid laiemale sihtgrupile, siis on kindlasti olemas nagu ühed tehnikad. Kui sa müüd oma kitsast toodet, müüd näiteks luksusautot Eesti turul, kuidas on vaja müüa ainult üks, siis sa tegutsed kindlasti nagu hoopis teistmoodi. Aga mis on nagu universaalne? Universaalne on ikkagi argumenteerimine. Ma arvan, et iga tootega käib kaasas mingisugune sõnum, mingisugune väga selge defineeritud teade ja võib-olla see teine pool puudutabki just neid nagu tehnikad, et minu enda kogemus, mida me oleme nagu palju teinud, on telefonimüük, mida sageli tavateadvuses nagu halvustatakse, aga ilma milleta tegelikult väga paljust tooteid ei ole üldse võimalik müüa. Ütleme nii, ma väga nüüd globaalselt ei tea, aga Eestis on ju küll selles suhtes ju tore, et viimase 5 aasta jooksul on üldse avastatud, et müük võiks olla teistsugune või müügitõed võiksid olla teistsugused kui need, mis on need ukselt uksele koputamise müügitõed, eks ju. Ja siis tuleviku poolelt ikkagi selline nagu strateegilised partnerlused on mu arvamus, et üks hea müügijuht peab oskama näha strateegilisi partnerlusi ja nagu sellel tasemel töötada, et eesmärk ei ole mitte tükk maha müüa, aga pigem on näha nagu neid nii-öelda partnerlusi, seda, kuidas me saaksime koos olla mingil turul tugevamad, kuidas me saaksime globaalselt tegutseda. Hea strateegilise partnerluse näide võib-olla Eestis on meie Rimi, kellel on ju olnud omanikud nii Norrast kui Soomest, kes panid jõud kokku ja tulid Baltikumi vallutama, et hea näide strateegilisest partnerlusest, kui palju Eesti ettevõtjaid on neid, kes julgevad öelda, et ma ei lähe Saksamaale üksinda, vaid me moodustame mingisuguse partnerluse ja lähme sinna koos. Et ma praegu ei ole seda väga näinud ega kuulnud. Ma arvan, et see, kuidas toimib müük, ei erine, et kuidas mõjutada inimesi, kuidas kindlasti meie infovahetuse kiirus, võime hankida erinevat infot, see kindlasti on tohutult kasvanud ja tohutult on kasvanud ka müra hulk, mida me peame iga päev nagu läbi hekseldama või läbi laskma, aga ma arvan, et oma põhiolemuses ei ole see muutunud tuhandeid aastaid ja tõenäoliselt ei muutu ka.